Kallis kogudus, see on tõesti suur au olla teie keskel. Ma pean tunnistama ja patu üles kahetsema, teie ees seda ka tunnistama, et see on, ma ei tea, et Tartu ja Rakvere tegelikult ei ole üksteisest väga kaugel, aga see on üle pika aja. Me oleme tõesti esmakordselt siin selles uues hoones. Ja andke mul tõesti andeks südamest, et me ei ole tulnud siia varem, aga meie südamed on olnud teiega. Ma tänan teid, ma tänan. Ma tean, et meie keskel on veel patuseid, aga me oleme andeks saanud siis. See on tõesti suur rõõm. Aitäh Gunnari ja tiimile, kes eelmisel pühapäeval käisid meie juures teenimas. See oli võrratu aeg, see oli tõesti imeline aeg ja täna me tähistame seda kõige kallimat kingitust, mis tõesti kogudus on saanud, mida meie usklikena oleme saanud, mis on olnud isa tõotus oma lastele aegade algusest alates. Ja me oleme saanud osa sellest annist, sellest headusest. Aga me oleme samuti saanud kogudusena osa teie heast annist, kelleks on Ave. Ja ma palun, et Ave võiks korraks tulla ja jagada. Ma ei tea, kas sa räägid rõõmusõnumit või et kõik tuleb, jah. Mida pastor ütleb? Ta on hästi treenitud, et meil on tõesti, see on privileeg, et me tõesti täname teid selle külvi eest, selle seemne eest, et Ave näol te läkitasite ta meie keskele. Õigemini, teda võeti ära omade keskelt. Aga me oleme tohutult õnnistatud, nii et Ave, aitäh sulle. Väga huvitav. Eino ütleb aitäh. Mina tahtsin hoopis täna siin teile öelda aitäh, kallis Karmeli kogudus. Teie olete ikka veel mul südames. Jah, ma võin hetkel olla küll ümber istutatud elusõnakaks, aga reaalsuses see väike karmeliit on siiamaani siin südames olemas. See väike krutski Ave, keda te arvatavasti mäletate ja tunnete. Nii et mina tahtsin täna öelda aitäh teile, kallis Karmeli kogudus, et teie panustasite minusse, sest need seemned, mis te minusse istutasite, need on need, mis pagasi ma sain elusõnasse kaasa võtta ja tänu millele saan ma teha seal pinnal nüüd seda, mida ma hetkel olen tegemas. Nii et ma tahtsin aitäh öelda vägevatele palvekahuritele, kes siin koguduses, ma tean, on jätkuvalt minu selja taga. Ma tahtsin aitäh öelda Mariale, kes losi ja lubas mul lastetööd teha. Ma tahtsin aitäh öelda Madisele ja Mattiasele ja Hardile, et te võtsite mind pühamüristuse punti. Lasite mul seal teenida ja muusikalises ja ülistusmõttes kasvada. Aitäh, kallid emme-issi, kes te mind jätkuvalt isegi keerulise teismelisena siia kogudusse vedasite. Et ma sain siin olla, siin kasvada, oma jalad siin alla. Aitäh, Kunn, et sa jätkuvalt mulle jalga ikka taha panid ja utsitasid inimesi armastama, sest see on see, mida ma teen jätkuvalt edasi. Ma olen nüüdseks omadega jõudnud elusõna kogudusse. Teeme seal koos abikaasa Andreasega noortetööd juba 5. aastat. Ja meie motoks on algusest peale olnud kasv. Kui me alustasime, siis meil vahel oli seal 2 noort kohal ja vahel oli 4 noort kohal ja 6 noort oli juba siuke võit, et jess, meil on päris palju noori ja tänaseks me oleme jõudnud kohta, kus meie noortetöö kasvab, kus meie noortetöö õitseb, kus me saame öelda, et meil tegelikult on regulaarselt kohal käivad noored, kus me vaikselt utsitame noori koguduse keskele tulema. Ja lisaks ma olen kutsutud ja sattunud ka Tartu Kristliku Põhikooli huvijuhiks. Tartu Kristlik Põhikool siis kuulub meie elusõna koguduse alla. Ja üliäge on näha, et meie kooli noored, kellega ma päevast päeva kokku puutun, need on need noored, kes lõpuks leiavad oma tee kogudusse ja saavad juurdunud olema Jumalasse, mis on mega äge. Mis on mega äge, ehk siis see on kõik tänu sellele, kallis Karmeli kogudus, et teie olite minu selja taga ja lasite mul teha siin vigu ja lasite olla mul see krutskeid täis väike Ave. Aga nüüd on see, mis kannab mind edasi ja tänu millele saan ma teenida uues kohas, kus mind on kutsutud. Nii et mul on alati olnud üks palve, mille emme-issi mulle õpetasid, et Jumala tahe võiks sündida minu elus. Teate, see on üks ohtlik palve. Sest selle palve keskel sa pidi ise enda ära unustama ja enda mina ja enda tahtmised ja enda mina tuleb jätta taha plaanile ja minna selle järgi, mis Jumal tahab sinu elu jaoks. Ja ma usun, et see koht ja see, kus ma hetkel olen, on just see, kuhu Jumal mind on kutsunud. Nii et aitäh teile, kallis Karmeli kogudus, et
lasite mul siin kasvada ja panustasite minusse ja istutasite mõnuga seemneid, mis nüüd saavad kanda vilja. Aitäh! Ja tõesti omalt poolt ütlen, et Ave on meie käed, meie jalad. Et ei ole vist asja, mida ta meie koguduses ei tee, mitte ainult noortetöös, vaid kõiges lööb kaasa, kus vähegi saab kaasa lüüa. Nii et olete tõesti kasvatanud. Aitäh, kus ema on? Lastekal, no arusaadav, et need, kes teenivad, need teenivad. Ja see on tõesti privileeg. Aga ma paluks samuti, et Hannes võiks tulla ja jagada mõne tunnistuse oma südamest. Tere ka minu poolt. Minu nimi on Hannes. Tulen Tartust. Olen 44 aastat vana ja õnnelikus ja abielus täna siin koos oma abikaasa Ketliniga. Ja meil on 4 last, neist vanim on täna meiega kaasas löökpillidel, täna teid teenimas. Ja tahan teile rääkida sellest, mida Jumal on teinud ja sõna ütleb, et ta tegutseb tänini. See lugu on mõned kuud vana. Igapäevast leiba teenin ma Tartus, ravides vähihaigeid. Ja aeg-ajalt Jumal paneb mõne neist eriliselt mu kuidagi südamele. Nõnda, et me otsustame ka õhtul pereringis, õhtupalves ka selle inimese eest eriliselt paluda. Ja siin 2-3 aastat tagasi Jumal juhatus minu siis patsiendiks ühe noore poisi. Ja kahjuks see haigus, mis teda tabas, oli väga-väga ränk. Ja ta oli tõesti väga haige. Ja pidi tulema läbi väga raske ravi ja kannatuste. See ravi aitas teda mõneks ajaks. Aga kuskil pool aastat või vähem tagasi tuli tunnistada, et on proovitud 1 ja 2 ja 3 ja 4. Aga see kõik meditsiini mõistes ei suuda seda inimest rohkem aidata. Seda noort inimest. Ja vesteldes temaga seal palatis sellest samast otsusest, et meditsiini mõttes me ei saa teda rohkem aidata. Andis Jumal mulle ka küsida tema käest, et aga ma tean kedagi, kes suudab teha ime. Et kas sa tahad sellest kuulda? Ma räägin sulle. Ja too hetk see noor mees ütles, et ei, ma ei taha. Ma olin kurb, aga ma tean, et Jumal ei pressi ennast kunagi kellelegi peale. Ja ta liikus nii-öelda minu juurest ära toetavat ravi saama nendeks päevadeks, mis tal veel siin maa peal jäänud oli. Kuniks ühel pühapäeva hommikul Jumal tuletas mulle selle noore mehe jälle meelde, et kui ta veel elus on, et me läheks külastaks teda. Ja mitte üksi, aga siis juba vendadega koos. Ja ma läksin haigla, otsisin ta palati üles, kus ta oli ja küsisin ta käest, kas me tohime tulla jagada sulle Jumalast. Ja ta vastas, jah. Ja me võisime minna. Pastor Reino, meie kauaaegne sõpruskoguduse pastor Tom Jensen Norrast. Me läksime, panime põlved maha. Tegime päästepalve temaga. Palusime tema tervenemise pärast. Aga teate mis? Jumal on suveräänne. Ta on iseseisev.
meil on see eesõigus tema käest paluda. Ja me usume, et ta kuuleb meie palveid. Aga ta vastab oma parima tahte ja jõu kohaselt. Pastor Reino, sai teda veel korra külastada ja teenida ja palvetada tema eest. Aga tänaseks on ta oma isa koju jõudnud. Tahan teid lihtsalt julgustada, palvetama, et kui Jumala vaim paneb su südame peale kellegi eest palvet teha, siis see ei ole niisama, et küll ma homme palvetan. Võib-olla homset see inimene ei näe. Me ei tea, mida Jumal oma suuruses ja kõike teadmises ja ettenägemises teab. Kui ta sulle selle inimese südame peale paneb, siis ole kuulekas. See kaalul võib olla selle inimese igavik, saatus. Olge julged, kuuletuma Jumala vaimu häälele. Usaldage. Kui see mõte juba tuleb, saatan ei pane selliseid mõtteid sulle. Usu mind. Et palveta, siis palveta. Amen. Ma tahaksin täna rääkida igatsusest ja sõltuvusest. Meil võib olla palju sõltuvusi, mõned neist võivad olla väga halvad, aga meil võivad olla väga head sõltuvused. Ja üks sõltuvus, mis meil saab olla, on sõltuvus pühast vaimust. Sõltuvus on midagi sellist, mis ei lase meil nagu käest. Ja me tahame olla selle vangus või selle rüppes, kui ma räägin heast sõltuvusest. Elada koos püha vaimuga, see on olnud Jumala igatsus algusest peale. Jumala enda süda on alati olnud mitte elada ei telgis, ei templis ega kuskil mujal kui ainult inimesega koos. See on olnud oma igatsus, veeta oma aega, suhtlust ja elu koos inimesega. Ja see igatsus ei ole mitte kuhugi ära kadunud tema südamest. Ja kõik see päästelugu ja need ilusad kirjakohad, millest ka juba pastor Gunnar jagas, need kõik annavad kinnitus sellest, et kuivõrd oluline on pühavaimu and meie kõigi jaoks. Mina ja minu abikaasa Lilian, me tulime usule 91. aastal ja ma ei tea, kui paljud teist mäletavad seda aega või tulid usule sellel ajal, olid osa selles rahvuslikus ärkamises ja see oli üks suur palve ärkamine. Ja ka meil mõlemail, ütleme abikaasa koos, meil ei ole mingisugust kiriklikku tausta. Meie vanaemad kindlasti palvetasid, aga meil ei olnud kedagi sellist, keda me oleks teadnud, kes meid oleks suunanud. See oli kõik püha vaimu selline spontaanne töö meie südames. Ma tean, et midagi ei ole juhuslikku. Et keegi kuskil ju palvetab, keegi kuskil midagi teeb, aga tõesti Jumal leidis meid keset tänavat. Ja see, kuidas me sattusime Tartu elusõna kogudusse, ei olnud ka kellegi survel või kellegi käskimisel. Me lihtsalt sattusime sinna juhuslikult. Täna vaadates tagasi, ma saan aru, et midagi ei olnud juhuslikku. Ja see oli huvitav, et ma ajasin loomulikult Liliani taga juba siis, kui ma olin 15. Kui mu silmad teda nägid, tema silmi, siis ma sain aru, et ei, ma ei anna alla. Aga Lilian, kui ta mind nägi, siis ta mõtles, mis poisike see on. Ja oligi kõik. Aga läks mõnda aega mööda, kui ma helistasin oma abikaasale, oma tulevasele abikaasale. Ma helistasin Lilianile, küsisin, et kuidas sul läheb. Ja siis ta ütles, et nüüd läheb mul väga hästi. Et ma olen usklik. Ja siis me tegime sellise kokkuleppe, et ta tuleb minuga teatrisse. Ja mina tulen temaga kogudusse. Ja ma käisin seal koguduses, ütleme, ma arvan mingi 12 või 13, 14 korda. Ja ma olin tegelikult õppinud ära päris hästi juba selle koguduse korra, et kõik need ohvriannid ja eriti siis, kui see lõpulause kõlas nii, et kui sa oled siin, loomulikult ma olen siin. Aga ma sain aru, et kui sa oled siin, et siis ma teadsin, et mul tuleb olla kuskil selle ukse juures. Ma ei tea, miks.
ma ei tea, miks see oli nii suur võitlus mu sees anda oma elu Jeesusele. Aga ma sain aru, et Jumal koputab mu südame uksele, et tee see lahti, Heino. Aga ju siis ma olin ikka väga patune ja ju siis ikkagi vaenlane hoidis mind nii tugevasti kinni, et ma kogu aeg hiilisin vaikselt minema. Ja kuni ühel päeval need samad noored, Marek Jallai, Enari Jallai, ma ei tea, võib-olla mõned teist tunnevad selliseid mehi. Marek oli just, see oli Võnnu küla nii-öelda. Seal oli olnud suur ärkamine tollel hetkel. Kõik sellised 16, 17, 18 aastat vanad noored olid järsku saanud püha vaimuga ristitud täiesti iseseisvalt, põlved maas, palunud kodus, keegi, kes läks kirikusse, kes läks Luteri kirikusse, kes Oleviste kirikusse, kes kuhugi mujale. Järsku oli selline laine seal, see oli lihtsalt palvelaine ja see oli selles ärkamise laines. Ja Marek oli loomulikult teinud sellise ukse lahti seal ja kuulutanud ka teistele ja öelnud, et kuule, et saame kokku ja hakkame koos palvetama, teeme sellise kodugrupi. Ja siis, kuna mina ei olnud sealt Võnnust, panin Ülenurmelt pärilt, kui keegi teab, selline koht on Tartumaal. Ja nad kutsusid mind sinna. Ja kuna ma olin käinud juba 14 korda umbes seal koguduses, asja polnud minust saanud. Ja siis nad kutsusid, tule siis sinna kodugruppi meile. Ja ma olin seal ülemises toas, see oli täpselt selle surnuaia kõrval. Aken oli surnuaiale, selline vaade. Ja siis, kui need noored hakkasid palvetama ja laulma, siis ma muidugi ei näinud, et surnud üles tõusid, aga ega palju puudu ei jäänud. Et see kõva hääl ja kõva palve ja selline südamest tulev hüüd ja palve pääsmata inimese pärast. Selle palvegrupiga on väga põnevaid lugusid, ma ikka täna rääkima, aga mis juhtus oli see, et ma leidsin koha seal akna all ja mitte ukse juures. Ja see oli nii-öelda minu viga tollel hetkel. Aga tänu Jumalale, et ma ei tabanud ära seda, vaid ühel hetkel nad küsisid, või Enar küsib minu käest, no Eino, kas sa tahad vastu võtta Jeesust oma ellu? Ja ma ütlesin, et ma ei tea, mis see tähendab, aga tehke ruttu. Ma ei mäleta, miks ma nii ütlesin, aga ma tean, et ma ütlesin nii. Ja siis nad palvetasid selle päästmispalve ja ma ei tundnud mitte midagi. Ma olin täpselt samasugune, ma lihtsalt ütlesin selle palve kaasa ja oligi kõik. Ja siis nad ütlesid, aga Eino, kas sa tahad ka püha vaimuga saada ristitud? Ja ma mäletan, ma ütlesin, et ma ei tea, mis see on, aga mida iganes te teete, tehke seda kiiresti. Aga nad ei teinud kiiresti. Ja tänu Jumalale selle eest, et kui me mõistame, et meil on vaja teinekord sõdida, meil on teinekord vaja nagu järjepanu seista palves, meil on nagu innukad palves, eks ole, et meil on vaja tulised palves olla, meil on kõik asjad ei tule nii-öelda nagu nipsust või et kui ka see, et Jumal on suveräänne, me teame, millises maailmas me elame, meil on võitlust ja meil on vaja palvetuge, meil on vaja kellegi eest kedagi tõesti taevariiki paluda. Ja püha vaim ka annab selleks tugevuse ja jõu, et seda teha. Nii et ärge loobuge, et kui sa oled palvetanud aastaid või 5 aastat, 10 aastat oma lähedaste pärast, jätka palvetamist ja need noored, seal ei olnud ühtegi pastorit tollel hetkel seal. Meil oli ainus, see Enar oli just läinud piiblikooli. Just läinud piiblikooli ja ta õpetas meile, ma ei tea ise ka, kas ta ise aru sai, mida ta üldse õpetas. Sest me ei saa mitte milleski aru. Ja see oli meie nii-öelda see vaimulik kasv, aga sellest kodugrupist said 3 pastorit, 3 pastori abikaasad ja teised nii-öelda koguduse suured töötegijad. Nii et väga viljakas, absoluutselt mitte midagi ei teadnud. Igatahes, nad panid oma käed minu peale ja nad hakkasid palvetama ja nad palvetasid. Ma olin nagu kivitükk seal, mummisin seal lihtsalt oma ette laulukest ja mõtlesin, et kas ma hüppan aknast alla või jooksen uksest välja. Ja vaatasin seda surnuaeda ja mõtlesin, et ei, ma ei taha surnuaeda sattuda kohe. Et jään siia tooli peale istuma ja nad palvetasid ja palvetasid ja palvetasid ja palvetasid, ma arvan 20 või 30 minutit järjest võõrastes keeltes, palvekeeles, kuni ühel hetkel ma tundsin, et see on nagu plahvatus mu sees. Ma tõusin sealt lihtsalt, sõna otses mõttes, ma tõusin lendu selle tooli pealt. Ja ma kukkusin sinna põrandale maha ja teised tunnistajad ütlesid, et ma tõusin lihtsalt 20 sentimeetrit maast ülesse. Ma ei tea, miks see vajalik oli, aga ma tõusin lihtsalt ülesse. Ja ma täitusin püha vaimuga. Ma sain täis püha vaimu nii tugevasti.
ma rappusin seal, ma nutsin seal, ma hüppasin, siis ma jälle nutsin, ma ei saanud seda kontrollida. No ma ei osanud. Ja ma ei teadnudki, ütleme selles mõttes, mul ei olnud ju mingisugust teoloogilist alust, et mis nüüd juhtus ja ma ei teadnud, mida siis isegi oodata, aga see juhtus minuga. Ja see oli vabastav. See oli midagi sellist, et see vabastas, see tõi tohutu rõõmu mu sisse. See koosolek sai läbi, esimene asi, mida ma tegin, ma läksin alati iga õhtul, me saime oma sõpradega kokku nii-öelda pargis Ülenurmes. Me jõime seal õlut, tõmbasime suitsu ja mõtlesime, millist lollust me võiksime täna õhtul teha. Aga too õhtu oli teistsugune õhtu. Ma läksin esimesena asjana, ma läksin oma sõprade juurde ja ma kuulutasin neile evangeeliumi. Ma ei teadnud ühtegi kirja kohta. Ma teadsin ainult seda, et Jumal on hea. Ja sõbrad küsisid minu käest, aga kui Jumal on hea, kas ta annab viina ka? Ma ütlesin, kõike annab. Mida iganes sa palud, seda ta annab sulle. Saad aru, et teoloogia oli väga puudulik. Arusaamine Jumalast ja tema iseloomust ja sellest, mida Jumal tahab. Aga kas sa saad aru, et ka see ei ole oluline sellel hetkel Jumala jaoks? Ja miks ma sellest räägin, on see, et need kaks asja, mida mina tollel hetkel väga oluliseks pidasin, õigemini võib-olla isegi 3, on ka tänapäeval väga olulised. Esiteks, rõõm. Rõõm on vaimne jõud. Rõõm ei ole mitte midagi lihtsalt sellist, et sa lihtsalt oled natukene rõõmsam ja naerad oma naljade üle, isa naljade üle. Vaid rõõm on sisemine jõud. See on see, mida Jumal annab. Rõõm Jumalas on meie tugevus. Ja see on nagu atribuut, see on üks Jumala käest olev relv, mis meile antakse. Jumala kuningriik, ütleb ju sõna, on õigsus, rõõm ja rahu pühas vaimus. Ja see rõõm, mis mind valdas, ma ei suutnud seda kuidagi tagasi hoida. Ma olin teistsugune. Ja tänu Jumalale, et see rõõm on siiamaani säilinud. Et võib-olla ma iga päev ei hüppa üles ja alla, aga kindlasti ma ei tee seda. Aga see rõõm ongi sisemine. Ma tean eestlastele eriti sügaval südames. Ja seda oli märgata, seda oli näha. Ja teine asi, julgus. Ja me näeme seda apostlitegude raamatus, kui püha vaim tuli ja täitis jüngrid, täitis apostlid, siis rõõm oli kogu linnas ja julgus. Kui sa mäletad seda, kas oli Peetrus ja Johannes, kes olid seal vangikongi visati ja peksti ja öeldi, et te ei tohi enam rohkem rääkida ja me keelame teil rääkida sellel nimel. Mida nad tegid, siis nad tulid tagasi omade juurde, omad olid kodus, tegid seal ees palvetasid oma nii-öelda juhtide eest ja lõpuks need tulevad ja ütlevad, meile anti seal korralikku kohlakat ja öeldi, et ei tohi enam selle nimel rääkida. Aga Jumal, anna just täie julgusega kõneleda sinu sõna. Ja see on miski, mida püha vaim teeb. Ja see ongi miski, mille pärast meil ka püha vaim on. Ta ütleb, et püha vaim on selleks tulnud, et me võiksime olla tema tunnistajad. Kõigil, nii-öelda Rakveres ja kaugemal, kuni maailma äärteni. Et see julgus, mis tuleb sinu üle, et sa ei karda inimeste ees seista. Ja see oli midagi väga erilist. Aga miks ma just rõhutan seda rõõmu? Enne pääsemist, enne neid sündmusi, ma arvan, et ma olin kuskil 16. Ja ma sattusin, mu abikaasa teab seda lugu, ma sattusin ühte korterisse, kuhu mind kutsuti. Seal oli üks naisterahvas, õigemini seal oli mitu naisterahvast. Ja ma olin 16 aastat vana ja ma teadsin, et milliseks tegemiseks siin läheb. Ja ma seisan seal ja istun seal ja mõtlen, et okei. Järsku see oli Kuperjanovi tänaval, see oli üks 5-kordne maja. Ma olen 16, ma ei tea Jumalast mitte midagi. Ja järsku ma kuulen väljas, see oli suvine aeg, ja ma kuulen tohutut sellist halleluuja hõiskamist. Halleluuja ja kaspotšrivoi ja eesti keeles ja vene keeles ja ma ei tea, kes need on, ma ei tea. Aga järsku ma seisan seal akna all ja ma olen täiesti tardunud. Nad rõõmustavad seal, hõiskavad seal, juubeldavad seal. Hiljem ma sain aru, et meie kogudus, Elusõna kogudus oli Kuperjanovi tänaval. Seal Eesti muuseum, endine muuseum. Ja koosolek oli just läbi saanud. Ja kogu see nii-öelda ukrainlaste ja venelaste ja aserbaidžaanlaste ja kõigi eestlaste nii-öelda kogu see püha vaimu koosolek oli just läbi saanud. Ja kogu see seltskond oli just nii-öelda tulnud sealt uksest välja ja kõik nad hüüdsid üle linna.
halleluuja ja Jeesus elab ja kiitus Jumalale ja mina olen just sellel samal hetkel seal teisel korrusel. Ja vaatan aknast välja ja ma olen astumas kõige suuremasse nii-öelda pattu ja väga raskesse nii-öelda olukorda. Ja ma seisan seal ja ma kuulen neid hääli, seda rõõmustamist ja miski ütleb mulle sees, tee siit sääred. Tee siit sääred. Ja ma ajasin natuke mingit lolli juttu seal, ütlesin, et ma pean korraks seal midagi koridoris tegema või et ära nihverdama sealt. Ja võtsin oma nii-öelda jope ja ma jooksin sealt nii-öelda korterist välja. Ma oleks landenud suurde pattu. Ja ma ei tea, kuhu mu elu oleks siis sattunud. Me teame neid lugusid tegelikult ajaloos samuti, kui püha vaim langes. Püha vaim oli tuntav linnas. Inimesed kõndisid lihtsalt majast mööda. Inimesed kõndisid sinust lihtsalt mööda. Järsku nad kogevad midagi, et sinu üle on midagi. Keegi ei ütlenudki midagi. Mäletan, üks inimene ütles, et nad olid liftis. Ta lihtsalt seisis seal, ootas oma korrust ja tagant inimene ütleb, et ma tean, et ma olen patune. Ma tean. Ja ma vajan Jeesust. Saad sa minu eest palvetada? Võõras inimene. Need asjad ei allu nii-öelda tavaloogikale. Need on püha vaimu ilmingud. Ja neid ilminguid, kallid sõbrad, me oleme näinud elusõnas loomulikult igasuguseid ilminguid. Ma ei tea, kas sinul on kogemus nendest ilmingutest, et püha vaim võib ennast ilmutada väga erineval moel. Aga ühes ma olen kindel, et püha vaim tuleb alati sinna, kus seda oodatakse. Ja mitte iga ilming ei ole mitte halb. Kui ma sattusin siis nüüd nendel teenistustele elusõnas, võib-olla sa oled ise ka käinud, inimesed kukkusid pikali ja kes hakkas naerma, kes hakkas nutma, kes hüppas ülesse, kes hüppas alla, kes tegi tiritamme. Igasugused asju oli. Ja alguses ma mäletan, ma seisin seal alati sellises tagareas ja vaatasin kogu seda asja ja mõtlesin, et päris hea, et head raha maksma ei pea selle vaatamise eest. Aga ma ei tea, miks, võib-olla siis ma ikkagi mingi asi oli nagu õige südames. Ma tegin vähemalt enda jaoks sellise otsuse ja ma ei tea, võib-olla see aitab kedagi ka, kui me räägime pühast vaimust ja ilmingutest või et kuidas püha vaim kellegi elus liigub või kuidas ta liigub või kes hakkab naerma või nutma või. Ma tegin sellise otsuse, kui inimesel saab olema hea, kui tal nii-öelda, kui ta hakkab naerma, kui ta hakkab nutma ja sellest on ainult inimesele kasu, siis on, kes olen mina, et seda nii-öelda kommenteerida. Et ma mäletan, oli üks konverents aastaid tagasi ja oli üks vagur vend, vaga vend oli meil seal keskel, seal ülistamas, vaikselt ja ühel hetkel ta lihtsalt hakkas laulma üle kogu saali, üle kõigi hakkas lihtsalt laulma vaimus või võõrastes keeltes. Ja kui me kuulsime seda, siis see meenutas nagu Hannat, et keegi, kes palus oma südame sügavusest. Ju siis oli seda talle väga vaja, sellepärast, et sa koges seda elu voolavat enda seest. Et püha vaim teda nii tugevasti puudutas ja seda oli ilus näha. Ja kui me näeme selliseid asju juhtumas, et võib-olla see ei allu kõik meie loogikale ja arusaamadele, aga kui see teeb head inimesele, kui sellest muutub inimese elu paremaks, kui ta tõuseb sealt ülesse, et ta on rõõmu täis, ta on püha vaimu täis, ta on selge meelega, ega püha vaim ei käse midagi teha, midagi sellist, mis on väga imelik ja halb meie jaoks. Aga me võime kogeda ja kui me loeme Jumala sõna, siis me näeme, kuidas Jumal kirjeldab püha vaimu. Ta võib tulla kui tuli, ta võib tulla kui vesi, ta võib tulla kui tuul, ta võib tulla kui tuvi, ta võib tulla kui õli meie üle, ta võib tulla kui mis veel? Nagu pilv katab meid nagu raskus. Ja me näeme seda Vanas Testamendis samuti, et ülistajad ei suutnud seista püsti, sest see raskus oli nii tugev. Me olime just hiljuti Albaanias meie elusõna koguduste juhtidega siis üle Euroopa. Ja see oli viimane õhtu. Ja üks jutlustaja hakkas jutlustama, lihtsalt alustas oma jutlust kuskilt ja jutlustama ja ühe hetkel lihtsalt püha vaim täitis selle paiga nii tugevasti, et prohvetlik sõna tuli esile
inimesed said teenitud sellisel moel, mitte keegi ei läinud mitte kuhugi ära. Ma arvan, see koosolek kestis meil vast mingi 11:30. Ave ja Andres olid samuti seal. See oli midagi ilusat, aga see jutlustaja, see oli tõesti nagu on piiblis kirjas, et see raskus oli, see pilv oli nii tugevasti nende peal, et ta ei suutnud seista, et 2 meest hoidsid teda kinni. Aga see ei olegi niivõrd, ega see ei ole nii tähtis, et 2 meest hoidsid teda kinni või 3 meest hoidsid teda kinni. Küsimus on selles, et selle võidmise all midagi juhtub ja küsimus on alati selles, kas me oskame vastata nagu sellel hetkel sellele vaimutööle, kui vaim sellel hetkel tuleb. Või kas me oskame vastata, kas me oleme kuulelikud sellel hetkel, kui püha vaim meid just kõnetab. Kui sa kõnnid mööda tänavat ja järsku käib vaikne hääl sinu seest läbi, mine räägi sellele inimesele. See on püha vaimu hääl, vaikne hääl, kes sulle ütleb, me võime minna edasi. Ma olen seda teinud. Ma olen pidanud meelt parandama sellest. Aga ma tean, mis juhtub siis, kui sa oled kuulekas sellele vaiksele häälele, nendele kõnetustele või ka nendele nii-öelda ilmutustele või ilmingutele. Nii et kiitus Jumalale, et me võime kõik kogeda seda üleloomulikku reaalsust, püha vaimu reaalsust. Me võime kõik kogeda seda Jumala selget juhtimist. Me võime kogeda sellist suuremat meelevalla nagu seisundit. Mul on pikk lugu, ma teen hästi lühidalt. Kui ma olin Kaitseväes 93. aastal, me läksime Kaitseväkke, me olime just 92 abiellunud, läksime siis Tallinnasse ja seal kaasas oli siis, või ütleme, sellel hetkel avastasime, et meil on umbes 6 või 7 usklikku, kes sellesse nii-öelda pataljoni just on jõudnud. Ja me saime kokku ja otsustasime, et kuule, me hakkame koos palvetama, ega me siin niisama siis aega surnuks ei löö, vaid et teeme siin koguduse. Ja me tegimegi üksik vahipataljon oli ta nimi, jah. Et me teeme siin koguduse ja me kuulutasime evangeeliumi iga päev. Meil ei olnud kohta, kus olla, meil oli raamatukogu, selle võtsime üle. Mõtlesin, mis ikka siin kirjandust vaja lugeda. Teeme 3 korda nädalas palvekoosoleku ja ülejäänud päevad on avatud koosolekud. Ja siis ühel päeval me saime sellise soosingu, et major, selle ülem, ütles, et kõik mehed peavad pühapäeval kirikus käima. Seal oli suur saal, mis oli kasutamata, mitte keegi seda ei kasutanud. Nii et anti käsk, et kirik peab tulema, pühapäeviti peab olema kirikuteenistus. Ja meil siis inimesed Tartust ja mujalt siin Tallinnast käisid ja pidasid teenistusi seal hommikuti. Teisisõnu, me võtsime selle paiga lihtsalt üle. Me võtsime lihtsalt selle paiga üle. Ja mitte lihtsalt, et me seal ei kehtestanud ennast, et meie tuleme, meie oleme. Me olime tulnud just piiblikoolist. Me olime aru saanud sellest, me olime vaimuga täidetud ja saime aru, et meil on antud uskliku meelevald. Siduda ja kinni päästa, valla päästa ja kinni siduda. Ja seda me ka tegime, vaimus. Ja me saime kuulutada evangeeliumi. Nii et me võime kogeda ka pühas vaimus seda meelevalla seisundit, et nagu meile antakse seista millegis. See on ka püha vaimu töö. Me võime kogeda inglite külastust, me võime kogeda avatud taevast, kus nii-öelda sõna avaneb meile, et me saame järsku sõnast aru. Või meil tekib selline suurema, sügava vaimne arusaamine mingist olukorrast. Seda kõike teeb püha vaim. Me võime nägemust näha, samuti unenägusid, nagu me lugesime siin hommikul, just nii-öelda teenistuse algusest tahtsin öelda. Tajuda seda Jumala kohalolu, üleloomulikku rahu ja rõõmu, kuigi võib-olla olukorrad räägivad mingit muud keelt. Meil võib olla see üleloomulik vaimne selline värskendus, mis vabaneb meie üle, kui me ülistame ja kiidame Jumalat. Me võime kogeda samuti sellist jumalikku soosingut, et sa teed midagi, sa oled õiges kohas õigel ajal ja sa koged ühte Jumala hingamist oma elu üle. Seda kõike teeb püha vaim. Jumalikku võidmist, midagi öelda või teha. Ja nagu me teenistust alustasime, ütlesin, ma tahaks tegelikult mõned sõnad öelda, kui sa võtad minuga koos lahti 2. Moosese raamatu, 33. peatükk. Me kõik tahame sõltuda pühast vaimust. Me oleme kutsutud sõltuma pühast vaimust ja kui sa mäletad seda lugu, see on 2. Moosese raamatus 33. peatükk ja salmis 12 alates.
võime lugeda salmist 11 veel, ta ütleb siin. Ja isand kõneles Moosesega palgest palgesse, nagu räägiks mees oma sõbraga. Siis Mooses tuli tagasi leeri ja tema teener Joosua, Nuuni poeg, noor mees, ei lahkunud telgist. Ja Mooses ütles isandale, vaata, sa ütled mulle, vii see rahvas sinna. See on suur ülesanne, mis tal oli antud. Aga sa ei ole mulle teada andnud, keda sa koos minuga läkitad. Ometi oled sa ise öelnud, ma tunnen sind nimepidi ja sa oled ka armu leidnud minu silmis. Aga kui ma nüüd olen armu leidnud sinu silmis, siis õpeta mulle teed, et ma tunneksin sind ja leiaksin armu sinu silmis, sest vaata, see rahvas on sinu rahvas. Ma ei tea, millised ülesanded Jumal sinule või minule jätkuvalt annab. Aga need on suured ülesanded. Need võivad olla väga suured ülesanded. Juhtida kogu rahvast, juhtida seda kogudust, juhtida mingit tööala, juhtida inimgruppi, juhtida lapsi, juhtida iseennast. Meil on suur vastutus. Ja Mooses samamoodi mõistab, et ilma Jumala auta või tema ligiolekuta, ta ei õnnestu. Ta on seda näinud ka muudel aegadel, et kui Jumal ei tule kaasa. Ja ka need sõbrad, see on miski, mida me usun Jumala koguduses peame mõistma, et Jumal ei tule kõigi meie projektidega kaasa. Või meie tahtmistega. Ma üks päev kuulasin, või õigemini Facebookis nägin sellist ütlust, et kuidas seal oli, et põhimõtteliselt Jumal teeb seda, mida sa ütled talle teha. Siis ma mõtlen küll, et väga huvitav, et mina olen kuulnud nagu vastupidist. Et Jumal ütleb mulle, mida ma peaksin tegema ja mul tuleb seda teha. Et võib-olla me oleme midagi sassi ajanud. Et väga lihtne on nii-öelda, nagu me ütleme, et Jumalat taskust välja võtta, öelda Jumal, et nüüd on mul sind vaja. Et vaata, mul on siin praegust mitu plaani, eks ole, aga sa ise juba tead, et Jumal ei kiida seda plaani heaks. Ja aga meil on vaja sellele ju õnnistust taha saada. Meil on vaja saada sellele nagu toetus. Aga kui Jumal ei tule selle taha, siis ei ole sellele toetust ega õnnistust. Seal ei ole seda elu. Jumal seisab oma sõna taga ja ta õnnistab oma sõnast lähtuvalt meie plaane. Ja see on ju oluline mõista, et me ei saa mitte mingil moel manipuleerida, et Jumal, teeme nii, et sa ilmud kohale. Teeme niimoodi, et mul on siin praegust sellised plaanid, ja juba sa tead tegelikult, et see plaan on tema vastane. Aga teeme nii, et sa ilmud kohale. Aga kuidas ta ilmub? Ma ei saa keskida. Me ei saa siin ülistuse ajal ka, et iga kord, kui me tuleme pühapäeval kokku, me ütleme, kallis pühavaim, tule. Sa oled tere tulnud siin paigas. Ma ei saa talle öelda, ilmu kohale, sest mina tulin. Ei, vaid tema ütleb, et kas su süda on puhas. Kas sa oled oma südame nii-öelda andnud mulle üle. Et kui ma tulen nii-öelda ette valmistamata, kui ma tulen vihasena, pahasena, torisen ja olen andeks andmatus mu südames. Ma tean seda ja ma tulen, teeme need 3 laulu ära ja ma hakkan kodu poole astuma. Püha vaimu, see kurvastab püha vaimu. Me teame seda, et see kurvastab. Ja kui me tahame temale meeldida, kui me tahame temaga koos käia ja kui me tahame seda, et tema auhiilgus meid ikka juhiks ja saadaks, siis meil tuleb ennast alistada tema tahtele. Ja me ei jäta enne, kui me kogeme seda, et ta on andnud oma heaks kiidu või et tema ligiolek on meid täitnud ja sellega ma saan aru, ta on siin. Aitäh sulle, kallis püha vaim. Ja see ei ole nipsust. Meil on ka vaja otsida. Meil on vaja kanda ka õiget meeleparanduse vilja, et see ei ole nii, et ma lihtsalt ütlen, Jumal anna andeks, et ütlesin siin pahad sõnad oma naisele ja ütlesin, iga nädal ütlen, mis siis? Jumal ütleb, et aga paranda meelt. Või midagi muud, mida püha vaim annab sulle märku, mida sa pead tegema, kui me tahame, et püha vaim oleks meiega kaasas. Ja ta vastas, salmis 14 ütleb, minu pale läheb kaasa ja ma annan sulle rahu. Ja selle pära ütleb siis Mooses, kui su pale ei tule kaasa, siis ära vii meid siit ära. Sest millest muidu tuntakse, et me oleme armu leidnud sinu silmis, mina ja su rahvas, kui sellest, et sina käid koos meiega, nõnda nagu meie, mina ja su rahvas. Erineme kogu rahvast, kes maa peal on. Sergei, kui sa oled hea. Ja isand vastas Moosesele, mina teengi nõnda, nagu sa oled soovinud, sest sa oled leidnud armu
minu silmis ja ma tunnen sind nimepidi ja Mooses ütles, näita mulle siis oma auhiilgust või näita mulle oma ligiolu, ilmuta mulle oma heldust, ilmuta mulle oma auhiilgust. Ja kui Mooses sai seda paluda, siis saame ka meie seda paluda. Ja kui Mooses sai seda kogeda, siis meie ka võime seda kogeda. Ja kui Mooses sai seda näha, siis ka meie võime seda näha. Me võime kogeda tema lähedal olu, tema ligiolu. Ja tihtipeale on see üks õrn hetk. Ja see nõuab seda, et me alistame oma südamed, alistame oma elud. Ja ka täna õhtul, kallis koguduse rahvas, ma tahan, et me võiksime nii-öelda palves siseneda sellesse hetke, kus me võime austada püha vaimu. Ja kus me võime paluda, et tema auhiilgus võiks meid kõiki täita veel rohkem kui kunagi varem. Sest auhiilgus on nagu kompass. See annab meile suuna meie elus. See on tema auhiilgus või see, et me kogeme, et Jumal on meile lähedal. See on nagu kinnitus sellest, et ma teen õiget asja või et ma liigun õiget teed. Ma ei tea, kas sa oled kunagi oma elus kogenud seda, et sul on mingid plaanid, sul on mingid soovid teha mingeid asju. Ja sa sead selle nagu Jumal ette, et Jumal, et anna sellele õnnistus või et mida Jumal sina arvad. Mina küll pastorin, ma tean neid kordi küll, kus on see hetk, kui Jumal nagu annab kinnitust mingisugusele asjale või mingi plaanile või teole. Et see on, ma nimetan seda, see on nagu nuga läbi või. Sa tunned nagu sellel on nagu ujud selles vees. Ja see miski hingab sinu üle, et sa hakkad seda tegema ja seal on see soosing, seal on nagu see õlitatud värk. Eks ole nii? Et mootor töötab, ei klõbise, ei klärise ja sa vajutad gaasi ja sa tunned, et sellel on nagu üks nagu võidmine taga. See ei tähenda, et kõik läheb nagu lepase reega, aga siiski sa tajud, et Jumala käsi on selle projekti või selle asja üle. Aga teinekord, mina tean, ma ei tea, kuidas sinuga on, aga mina juba tunnen juba, kui ma selle mõtte Jumala ette tõstan, siis ma juba tean, et see ei ole nagu nii hea mõte. Aga kuna see mõte mulle nii väga meeldib, siis ma tahan kuidagi veenda Jumalat. Ja siis ma hakkan midagi tegema ja ma tunnen, et ma nagu näriks sellist liivanätsu. Oled sa kunagi liivanätsu närid? Jah. Vaata, kui lapsel kukub näts suust ära liivakasti ja siis võtab selle ülesse ja paneb uuesti suhu. Päris hea tunne on. Kuidas läheb? Kõigil on see nagu näha, et ei lähe hästi. Hambad krõgisevad. Me ei taha, et meie hambad krõgisevad, eks ole? Me tahame teha Jumala tahet ja me tahame seda, et tema soosing on meie üle. Ja seda mõistis Mooses, et ta ei liigu enne, ta ei tee midagi, kui ta on leidnud selle koha ja ta on saanud aru sellest, et tema ligiolek tuleb meiega kaasa. Ligioluga oli ka koguduse telgi üle. Me võime lugeda seda, sa võid lugeda kodus, teine Mooses 40, ta ütleb, et kui nad olid alles teel, siis see pilv või elamu pealt tõusis ülesse. Kõigile rännakutel Jumal kinnitas. Ja nad ei läinud teele enne, kui see pilv ei tõusnud. Nii et Jumal tõotas oma ligiolu ja selles ligiolus on kaitse, selles ligiolus on varustus, selles on üleloomulik tervis, selles on üleloomulik õnnistus, kordaminek. Ma ei tea, kas sina oled kärsitu, aga kui paljud teist on kärsitud? Oh Jumal, mõte tuleb juba, tahaks teostada, tahaks midagi teha juba, et ruttu ja lähme ruttu ja teeme seda ruttu. Meil kõigil on täna hästi kiire. Ja see on nii oluline, et me nagu võtame ette millegi selles suhtes, et me anname aega. Et me ei liigu enne, kui Jumal annab märku meile liikuda. Mõnikord me ka ülistuse ajal, et ma tean, et me ju iga kord valimistame laulud ette ja et mida me laulame. Päris nii ei ole, et me ei teagi, mida me laulame. Aga ikka, sa tuled siia, alustad ja siis nagu pashupat on nagu vene keeles, jah? Et sa nagu koged või et sa otsid seda kohta, kus see vaim liigub.
Seepärast, et püha vaim on selline, ta ütleb, et tuul tuleb, kus ta tuleb ja läheb, kuhu ta läheb. Sa tead, et ta tuli, sa tead, et ta on, aga sa ei tea, kuidas ta liigub. Ja see on niivõrd tegelikult väga eriline, kui sa õpid koos püha vaimuga oma elu elama. Et see on selline põnev seiklus. See on nagu tuule peal liikumine. Et sa liigud nagu tuule peale ja see on midagi väga ilusat. Mooses koges seda. Aga et meil on vaja õppida Jumala ligi austama. Ja me täna tahame ka seda teha, et me võtame ühe hetke, et me võime koos tõusta. Ja võtame ühe hetke lihtsalt, et olla Jumala palge ees. Ja nagu ka pastor Gunnar ennem ütles, kui su südames on kibedust või kui su südames on andeks andmatust, et siis ärme läheme täna ära sellest paigast halva südamega. Läheme ära sellest paigast rõõmsu südamega. Ja see rõõm, mida Jumal räägib, ei tule heast filmist ega heast naljast. See tuleb puhtast südamest. Kui süda on puhas, kui sa tunned, et sa oled oma patud andeks saanud, kui sa tunned, et sa ei pea võtma oma mingid negatiivsed kogemust täna kaasa. Ma tean seda olukorda, kus ma olen ise olnud sellises olukorras, ma istun ja püha vaim ütleb, anna andeks või palu andeks. Palu nüüd just andeks. Ära võtta seda kaasa. Ja ma seisan seal ja mõtlen, koju lähen, siis palun. Pärast poole. Pärast. Äkki on pärast pood kinni. Meil on üks ütlus Liiani lapsepõlvest. Pärast on pood kinni ja pärast oligi pood kinni. Ei saanudki kommi. Aga nagu sõna ütleb, et täna, kui te kuulete tema häält, siis ärge paadutage oma südant. Ja see ongi üks kõige ilusam asi. Mina olen avastanud seda, et üks kõige ilusam asi püha vaimu töös on see, et meil on võimalik meelt parandada. See on kingitus. See ei ole hukkamõist. See ei ole nagu risti löömine, vaid see on see, et ma ei taha elada koorma all. Ma ei taha elada piinajate käes. Ma tahan elada vabana. Ma tahan ennast vabaks saada ja ma tahan teised vabaks lasta. Ja see toob tohutu rõõmu ja tohutu vabaduse meie keskele. Isa taevas, ma tänan sind selle kalli koguduse eest. Ma tänan sind, isand, sina näed igat ühte ja meil on igatsus sinu järgi. Me tahame öelda sulle, kallis püha vaim, et me igatseme sind. Me tahame sinust sõltuda. Ja me tahame tulla tagasi sellesse kohta, kui me oleme eemale läinud, kui me oleme kaugenenud. Me tahame tulla tagasi sellesse kohta oma südames ja oma elus, nõnda nagu Mooses ütles, kui sinu pale ei ole meiega. Kui sa ei ilmuta oma lähedal olu või kui sa ei näita oma auhiilgust, ma ei lähe siit paigast kuhugi. Sest sina oled meie hinge õhk. Sa oled kõik see, mis me vajame, isa. Sa oled meie tervis. Sa oled meie tugevus. Me vajame sõna sinu käest. Ja isa, ma tänan sind, et sa värskendad just nüüd, isa, oma rahvast. Et sa liigud meie keskele, sa tervendad murtud südamed. Murtud südamed ja murtud suhted, isa, sa parandad. Ja me tahame paluda, me ei taha paadutada täna oma südant, kui me kuuleme sinu häält. Vaid me tahame öelda, kallis püha vaim, tule ja tervenda meie südamed. Anna meile andeks kõik meie patud, isa. Anna meile andeks meie ükskõiksus. Anna meile andeks meie rutakus, meie uhkus. Hinga meie üle oma hingust. Ja too seda tervist, isa, mis me vajame, et me võiksime tõesti saada terveks. Terveks oma vaimus, hingis ja ihus, isa. Me vajame sind, kallis püha vaim. Me vajame sind rohkem kui hinge õhku. Tule oma väes. Tule oma väes. Laulame ühes koos. Tule püha vaim oma väega. Tule püha vaim meid puhasta. On sinus kõik, mis meil vaja. Su tugevus meid kinnita. Tule püha vaim,
tule püha vaim oma väega. tule püha vaim meid puhasta. on sinust kõik, mis meil vaja. su tugevus meid kinnitab. tule püha vaim, tule püha vaim oma väega. tule püha vaim meid puhasta. on sinus kõik, mis meil vaja. su tugevus meid kinnitab. kui sa oled nii hea, paned oma käe oma naabri peale. pane oma käsi oma naabri peale ja palveta tema eest. Jumala sõna ütleb, et tunnistage üksteisele oma eksimused, et te võiksite saada terveks. selles on midagi niivõrd erilist, et selles tunnistuses, väljaütlemises on, võib-olla sa ei taha teha seda oma võõrale naabrile, aga sa võid Jumala ees seda lihtsalt välja öelda. aga palveta siis oma naabri eest. Et võib-olla, kui on miskid asjad, mis vajavad korda tegemist, siis lihtsalt palveta oma naabri eest. Palveta oma naabri eest. Isa, ma tänan sind elu eest, mis voolab, Isa. Elu eest, mis voolab, Isand. Kõik see elu, Isa, mis tuleb sinu käest, tervis, Isand, värskus. Täida oma rahvas oma väega, Isand. Täida meid, Isand, nendeks aegadeks, Isand, mis on tulemas. Tõsta üles oma rahvas, Isand. Tugevamana kui kunagi varem, Isand. Halleluja, tänu sulle, kallis püha vaim. Tänu sulle, kallis püha vaim. Shiila la bakotorosia. Presikleela bakatarala masso glotororia. Brela batia soklore de beshikitila la banderadeia. Halleluja, püha vaim, püha vaim, püha vaim, püha vaim. Siglatala la badara la bandera lebero, siklila lebera de beradeia. Shiila la barala mamara soklote de bera de bera de beradeia. Shiila le barala batara la bandera de bera de bera de beradeia. Corre le barala mamdera le mamra, sikila la batira le boro le beradeia. Shiila le bekla toro siklatera la mandera de beradeia. Halleluja, täida oma rahvas, Isa. Täida oma rahvas, Isa. Täida oma rahvas, Isand. Oma väe, oma võidmisega, Isand. Täida oma tervendava väega, Isand. Isand, kõik need koormad, Isand, mis neid maha kisuvad, Isand, on kiskunud. Tõsta need koormad, Isand, nende pealt, Isa. Isa, me tunnistame oma eksimused, Isa. Me tunnistame oma kurjad teod, Isand. Ja tunnistame kõik selle, Isand, millega me oleme, püha vaim, sind kurvastanud. Ja me otsustame täna siin, et me parandame meelt kõigest kurjusest. Kõigest sellest kurjusest, mida me teame. Ja palume, Isand, et sa täidaks meid, Isand, just nüüd. Tervenda meie südamed, Isa. Tervenda meie südamed, kallis Jeesus. Ja täida meid rõõmuga, Isand. Täida meid selle ülevoolava rõõmuga, Isand. Ülevoolava rõõmuga, mis tuleb sinu käest, Isand. Vabadus, 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 vabadus. Ma kuulutan vabadus selles paigas. Kuulutan vabaks saamist Jeesuse Kristuse võimsa nimel. Selgust ja nägemist, Isa. Vaimulikku nägemist Jeesuse Kristuse võimsa nimel. Pimedad näevad ja kurdid kuulevad. Jalutud hakkavad käima. Halleluja, me kuulutame ka igasugusele vaimulikule ja pimedusele selgust ja nägemist Jeesuse Kristuse võimsa nimel. Kuulutame koormatele vabanemist. Isa, tõsta kõik koormad, Isa. Tõsta koormad, Isa, ja anna kergus, sest sinu ike on hea ja sinu koorem on kerge. Halleluja, me täname sind, kallis püha vaim, et sina juhatad meid kõige tõe sisse, Isand. Halleluja, kallis püha vaim. Halleluja, 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 kallis püha vaim. Amen, amen, amen. Amen. Halleluja. Tänu sulle, Jeesus. Kui püha vaim meid külastab, kui püha vaim meid kõnetab, ma lõpetan selle mõttega.
mitte iga kord ei anna meile kõige kergemat teed. Tavaliselt ta ei anna meile kergemat teed, aga ta annab meile õigema tee. Et kui Püha Vaim meie ellu räägib, siis võib-olla ei ole see kõige lihtsam teha, kõige kergem teha, aga see on kõige õigem teha. Amen. Ja see on see, mis meie jaoks on kõige tähtsam, et me teeme õiget asja. Amen. Jumal õnnistagu teid. Hoia oma südant kui kõike muud. Hoia tema lähedale ja viibi tema ligiolus, viibi tema auhiilguses. Ole väga õnnistatud, kallis Karmeli kogudus. Amen.